Kokandushuvilise inimesena ma olen alati hoidnud igasugustel trendidel silma peal, et sellest ka minu tänane teema. Ma olen järginud igasuguseid rohelise smuuti dieete, kui need tulid, sest et teatavasti kõik roheline, superkasulik. Loomulikult mul on kodus kuumaõhufritüür, sellepärast et see ei ole õige täiskasvanu, kui sul ei ole kuumaõhufritüüri ja nii edasi. Ma isegi suutsin ennast mässida eelmisel aastal Masterchefi võistlusesse, kus ma siis koos teiste tuntud inimestega süüa tegin, et õnneks see sinnamaale ei eskaleerunud, et mu karjäär oleks päris kokandusse läinud, et me kõik naasesime oma liistude juurde. Ma välja arvatud vist Anti Kammist, et ma vaatasin, et temast on saanud vist aeroobika treener, et kirjas on, et ta teeb teile virgutusvõimlemist pärast. Ma pean uurima. See selleks. Toidutrendid ei huvita mind ainult nagu ise söömise ja toidu valmistamise plaanis, vaid ka kultuuriliselt ja keskkondlikult. Et õudselt moes on nagu pildistada oma toitu ja siis panna internetti. Et kus see tuli? Et enne 2010. aastat tegelikult sükest asja tehtud, et võib-olla siis, kui sa läksid näiteks Egiptusesse puhkusereisile, millegipärast neile jubedalt meeldib voodilinadest ja toidust loomi teha. Et siis, kui sulle toodi see arbuusne või puuviljasalat, mis oli sätitud luigekujuliseks, siis see loomulikult ju teeb pilti, et pärast sugulastele kodus slaidi õhtul seda näidata on ju. Aga aastal 2010 tehti Instagram ja siis järsku nagu sai nagu moodsaks oma elu igasuguseid aspekte dokumenteerida, et teistele näidata tegelikult, olgem ausad. Ja siis sai ka toidus sükke asi, millega siis uhkustada natuke. Ja teistpidi sai sellest toidust siis ka restoranide ja kohvikute jaoks nagu selline tõmbenumber, et sa pidid tegema ta võimalikult eriliseks, et inimesed tuleksid just sinu juurde kohale, et seda toitu pildistada ja näidata, et neil on mingi elu, et nad käivad lahedates kohtades ja söövad huvitavaid asju. Et näiteks, kas teate, mis asi on freak shake? See on milkshake, aga nagu steroididel või midagi. Et see jäätise kokteil, kus on peal siis nagu, kuidas ma ütlen, ogar kogus vahukoort, siuke hunnik on ju. Ja siis see hunnik on sinna on pandud värvilisi kommikesi ja vahukommikesi ja su vanaema pärlikee ja naabri rododendronid ja kõik on seal hunnikus koos, et sa siis nagu teeksid sellest pilti ja jagaksid seda, et teised tahaksid tulla ja teha samas kohvikus pilti. Aga lisaks sellele, et on olemas siis ilusad värvilised toidud, on olemas ka nagu tervise toidu ja mis influencerid, tervistoit ja trenn. Nemad pildistavad põhiliselt avokaado või leibu, aga kui me hakkame nüüd mõtlema, siis avokaado on samamoodi, et on erkroheline puuvili või köögivili, mis näeb hästi fotogeeniline välja, on ju, et ei pildistata millegipärast munaputru ja hummust, mis on nagu sama tervislik, aga lihtsalt palju koledam. Et sellised inimesed on toonud meile ka hästi palju huvitavaid toidutrende, et näiteks vahepeal mulle tundus, et kui sa nagu ei söö smuuti kaussi, siis jällegi seda ajast maha jäänud. Smuuti kauss on selline asi, kus sees on siis smuuti, mis on tehtud nii, et ta on mitte nii vedel, et seda peaks jooma. Sa sööd seda lusikaga. Ja selleks, et see oleks võimalikult ilus ja Instagramitav, siis pannakse sinna veel juurde igasuguseid seemneid, kuivatatud marju ja nii edasi. Et sellised influencerid ka andsid hoogu sellele supertoidu terminile. Ja mis siis on supertoit? Näiteks kotšimarjad. Ilma nendeta ei saanud 10 aastat tagasi võimatu elada. Nii. Aga ma tegin sel ajal ka keskkonnasaadet Mõistlik või mõttetu ETV-s. Ja kuna mul oli 3 aastat vabad käed uurida, mida iganes ma tahtsin, siis me läksime TalTechile laborisse, kus siis teadlased olid välja uurinud, kuidas nende kotšimarjade antioksüdantide sisaldusega on. Ja teate, mis selgus? Need on lihtsalt marjad. Nad ei ole ebatervislikud ega midagi. Välja arvatud, kui sa toitud ainult kotšimarjast ja sööd neid võib-olla kastide kaupa ja mitte midagi muud ei söö. Aga muidu nad on lihtsalt marjad. Ja tegelikult nad jäävad oma antioksüdantide ja vitamiinide poolest alla meie kodumaisele mustsõstrale ja metsamustikale.
Ja kui me räägime nendest marjadest, siis kus nad tulevad? Hiinast põhiliselt, et kõik sellised avokaadod ja kotšimarjad, et nad ju ka nende ökojalajälg transpordi tõttu on palju suurem kui meie kodumaistel toodetel. Siis edasi, mis juhtus? Meil on uus teema on soolestiku tervis. Et sellega nüüd seostuvad fermenteerimise trendid, et vahepeal mulle tundus, et kui sa ei söö kimchit ja ei joo kombutšat ja midagi kodus parasjagu ei fermenteeri, et siis sa oled nagu ka jälle täiesti out, on ju. Et põhimõtteliselt, kui sa seda Telliskivis hipsterile räägid, siis sind visatakse Kalamäest ja Koplist eluks ajaks välja, rohkem tagasi minna sinna ei tohi. Et aga kimchi purgi sees tohutult kallis võrreldes selle toorainega, millest seda tehakse. Ja kombutša on siuke jook, et sinna, sa paned ju, et ta näeks seksikas välja, siis paned toiduvärvi ja mingisuguseid maitseid. Et ta ise vist, ma ei ole nagu toor kombutšat proovinud, aga see tundub mulle nagu väga nagu selline iga ühe maitse järgi jook. Ja siis ma mõtlengi, et miks me seda nagu kosmeetikat tegelikult, jällegi meil ei ole vaja Eestis tegeleda sellega, et meil on olemas keefir, ja meil on olemas hapukapsas. Ja muideks, keefir on läinud mujal maailmas moodi, et keefir on uus trend Ameerikas. Ma leidsin internetist info, et keefiri käive aastal 2024 oli $1,26 miljardit. Sel aastal tõuseb 5% ja et seda kasvu ennustatakse kuni aastani 2030. Nii et kui tahate trendikad olla, siis jooge keefirit. Nii, see on nagu see keefiri staaritsemine on selles mõttes minu jaoks natuke nagu põnev, et üks vahe tundus, et maailm liigub ainult taimsete piimade poole, et kui sa mandli või kaerajoogi asemel jood lehmapiima, et siis sa oled loomapõlgur ja jällegi hästi vanamoodne. Aga jällegi influencerid seoses selle koroonapandeemia soolestiku tervisega on muutnud piimatooted jälle aktuaalseks ja on selline influencer nagu Jessie Inchopé. Me teame teda kui glükoosi jumalannat, kellel on 5 miljonit followeri Instagramis. Ja tema nüüd räägib, et kui sa tahad oma veresuhkrut stabiilsena hoida, siis kohvi peale ei tohi panna ühtegi taimset jooki, vaid tuleb panna lehmapiima ja mis kõige hullem, täispiima. Nii et igasugused taimsed joogid pidid veresuhkrut liialt kergitama, kui kellelgi on sellega probleeme. Nii, ja ma küsisin siis ChatGPT käest, et kumb siis on parem, et kas on nagu tavaline piim või mandlipiim. Nii, ja siis ta ütles mulle, ma pean selle nüüd paberit ette lugema, sest et ta on nii jabur. Nagu me teame, mis ta ütles? Lehm on suur, karvane ja teeb muu. Tema toodab piima, mida inimesed on joonud 1000 aastaid. Ta ei ole trend, ta on OG piimatootja. Ma ei tea, kas te teate, mis see OG tähendab, et kellel teismelisi lapsi üles võib-olla ei tea, aga OG on inglise keeles original gangster, mis siis tähistab nagu sellist isakest kuskil getos, kes on nagu kõikide teiste gangsterite boss, nii et lehm on siis OG piimatootja. Mandel seevastu on väike ja pruun ning kuigi mandlipiim on eetilisem, vajab mandel kasvamiseks palju vett ja teda tuleb kaugelt transportida. Nii. Ja nüüd ta tahtis nalja visata ja küsis väga kelmikalt, kas keegi on kunagi üldse näinud, kuidas mandlit lüpstakse. Kas neil on pisikesed udarad ja kas sa ikka tead, et mandleid kasvatatakse Californias, kus on vett sama vähe kui Tallinna vanalinnas parkimiskohti. Vot siuke lugu. Lõppkokkuvõttes ta lihtsalt hämas mulle mingisugust kindlat vastust ei öelnud, et ma siis vastan ise, et igasugused trendid on nagu lahedad järgida ja katsetada. See on põnev, senikaua kuni see ei tee su tervisele liiga, aga meil on tegelikult siin Eestis kõik käe jala juures, et meil ei ole vaja kotšimarju, meil on mustikad ja mustsastrad, meil ei ole vaja kombutšat, sest meil on keefir, kinoani ma praegu üldse ei jõudnud, aga Eestis saab tatart kasvatada. Et meil on päris palju toitu, mis on see supertoit, aga ma arvan, et võti on selles, et me peaks võtma eeskuju
rohkem nendest välismaistest influenceritest ja muutma oma toidu aastaks 2050 selliseks Instagrammitavaks supertoiduks, mida tahab terve maailm. Aitäh!